mul on köök väike, aga mul sõber Reijo R33 stuudiost, tema tegi vinget liha, rulaadi moodi asja. Ma mõtlesin, et ma teen ka, väljakutse on kõva. Niimoodi, et kogu teema nimi on amatöör versus R33 stuudio Reijo. Panen kahele poole pildid ülesse ja eks te siis pärast ise vaatate R33 stuudios, kuidas Reijo liha tegi, kuidas mina teen. Ja ma ei tea, eks selle maitse üle saab pärast kõvasti vaielda. Minul on plaanis, et ma kõvasti improviseerin, nagu alati. Ja päris täpselt niimoodi, nagu Reijo teeb, niimoodi ma teha ei saa, sellepärast, et mul naine ei armasta viimasel ajal, viimase kuskil 1,5 aasta jooksul, 2 aasta jooksul grillitud asju, kus on suitsumaitse juures, need talle ei meeldi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, vahet ei ole. Ma teen praeahjus, aga selleks, et praeahjus seda asja teha, selleks tuleb enne selle lihaga midagi ette võtta ja see liha peab natuke aega seisma, ma ei tea, ma mõtlen, kas ma panen selle täna õhtul ahju või panen selle homme hommikul ahju, aga ilmselt ma panen homme hommikul, aga vähemalt praegu ma hakkan nüüd siin siis vingelt kohe majandama. Mul on suur pussnuga siia võetud, ma loodan, et TikTok ka ei hakka pahandama. Liha tõssin aknalaua peale välja, nii et ärge pange pahaks, köök on väike, aga väikses köögis, väikse perega saab alati hakkama, et ei olegi rohkem vaja. Aga ühest küljest tahan näidata teile võimalikkust, et saab ka väikses köögis hakkama. Ja nagu tänapäeval on, nagu öeldakse, vaadake, et kui on suur köök on ja siis sööd palju, siis tekib ülekaal, kõht läheb suureks. Nii et ma võin öelda seda, et minu jaoks on isegi sellise suurusega köök on liiga suur, sest mul on ka näete pugu juba ees. Aga täna vaatasin mingit saadet telekast ja pean märkima, et minust nooremad inimesed nagu Koit Toome, tol pass ka, et kõht on ees, nii et ei ole midagi. Kõik tuleb ette, minul on niisugune töö, et ma pean niikuinii palju istuma, vahtima aknast välja, aga näete, mul on Grossi poest ostetud liha. Eile ma lõikasin siit küljest tükid ära, tegin ta natuke väiksemaks. Ai, jumal küll. Näete, kurat, küll nüüd tuleb seda löga siia kohe. Aga okei, vahet ei ole. Võtame kohe, pühime ära. Sellest ei juhtu midagi. Siis ma tahtsin paberit tegelikult niikuinii võtta. Aga mis on kõige tähtsam liha tegemise juures? Kui ma üritan mingit, ma ei tea, kas rulaad või ma ei tea, mis selle asja nimi on, ma kogu teema improviseerin, siis selle asja point on see, et tegelikkuses liha peab olema suht kuiv ja veega pesema ei hakka liha. Mina teen seda tavaliselt paberiga niimoodi, et nätsutan ühelt poolt ja teiselt poolt, et oleks suht kuiv, et ta märg ei oleks. Sest vett paned juurde, see rikub kogu ilusa asja ära, siis läheb asi vesiseks. Liha peab olema mahlane. Vot näete, niimoodi. Ja mis me tegema peame? Ma ei tea, Reijo nimetas seda asja, et lõikab liha liblikaks. Mina ütleksin niimoodi, et mina üritan lõigata liha suuremaks, nagu Pipi tegi. Kui midagi oli vaja pikemaks teha, siis Pipi sai hakkama sellega, et ta lõikas asjad pikemaks. Ja mina üritan ka lõigata selle lihatüki natukene suuremaks. Näete, ma korjan selle liigse niiskuse siit paberiga ära. Võtan ühe veel igaks juhuks, et mida vähem seda kõrvalist niiskust ehk vett on, seda parem on. Aga vaatame, kui siin muidu on need staarkokad, kõik asjad, jutud käivad, tead, kuidas kõik, mis ja ei ole peen värk on, aga ma ütlen teile päris ausalt. Kõige parem on number 1 see, kui teete ise ja number 2 on see, kui te ise katsute välja mõelda, kuidas, mida, mis maitset te tahate ja võt niimoodi lihtsalt teetegi. Nii. Okei, nüüd ma vaatan siit.
ma pean selle liha saama suuremaks lõigata kuidagi. Võtan suure pussnoa ja nüüd ma hakkan teda siit niimoodi vaikselt lõikama. Ma loodan, et ma teda kuidagi lollakalt katki ei lõika. Niimoodi, et ta pärast on mul mitmeks tükiks. Mul nuga on terav, ma eile teritsin ära ka. Aga ma üritan, nagu Reijo ütles, liblikaks lõigata. Kurat, nii ma ei oska, oot, nii mul oleks vaja seda siia poole lõikama hakata, okei. Ma olen parema käel, nii siis mul on jama, ma ei oska seda ilusasti vahvasti teha, nii nagu võib-olla peaks. Nuga lõikab hästi igatahes, selles ei ole kahtluski. Nägite? Reijol oli muidugi teine tükk. Minul on tükk Krossi poest ja see kaelakarbonaadi tükk. Mulle meeldib see kaelakarbonaadi tükk, sest naine mul rasvast ei taha. Aga siin on siiski niimoodi, et seda siin nagu väheke sükest rasva on siin sees ka, nagu see liha mahlasem. Näete, mul on see pipi moodi läinud, see lõikamine päris eduliselt tegelikult. Ma pean siin veel ära keerama korraks. Nii, ja nüüd siit veel korra. Niiviisi. Näete, mul tuleb päris hästi välja. Ma ütlen teile päris ausalt, ma teen seda esimest korda. Ma olen ammu mõelnud nii teha, aga siis mul pole mitte kunagi aega olnud, et sedasi teha. Ja siis mulle meeldib sedasi, et ma lõikan lihtsalt sellest tüki ja siis praen panni peal. Nägite, kurat, ühte kohta tuli auk sisse. Aga vaadake, ma lõikasin ju liha jumala suureks. Vaadake, kui suureks ma selle liha lõikasin. Jumala vahva värk. Ja mis nüüd on? Mul on enne asjad valmis tehtud siin natukene. Et selles mõttes, et ma praegu siin teie näes midagi koorima ei hakka, midagi tegema ei hakka. Aga mis nüüd case on? Nüüd ma pean, nii pidi paneme. Okei. Nii pidi paneme ta kokku ära pärast. Okei. Nüüd on see kõige tähtsam moment. Nüüd peab hakkama panema siia maitseained. Reijo näitas talle atribuut olemas. Mul on ka siuke atribuut olemas, on ja kõng. Aga see on siis, kui ütleme, seal paned nahast läbi. Aga võib ka teha siuksele tükile niimoodi. Aga mitte ei hakka praegu kohe tegema niimoodi. Põh. Kõigepealt, number 1. Panedki kõigepealt raputada maitseaineid peale, siis tambid ta läbi. Sellepärast, et siis sa juba üksiti lööd sinna põmm, sisse poole. Nii et mina soovitan kasutada, mul endale vingelt meeldib. Ja siinkohal ongi, mul on siin küüslaugu ka puhastatud. Küüslauguga on selline teema, mõned ei taha seda üldse süüa ja mõtlevad, nad küüslaugu ei söö, aga ma ütlen teile, seda on professionaalkokad räägivad, et küüslaugu sisaldab põhimõtteliselt igasugune maitseaine sisaldab. Küüslauk iseenesest on ka maitse tugevdaja. Ma ei tea, kuidas see tehnoloogiliselt on, sealt võetakse mingid ained midagi välja ja siis ta on nagu maitse tugevdaja. Aga mina kasutan siia, panen praegu küüslaugu soola. Lasen niimoodi. Väga palju ei tohi panna soola, sellepärast mul naisele ei meeldi, kui palju soola on. Vaat kui raske on. Alati on põhimõte, et saab soola alati juurde panna. Näete, nüüd ma selle toreda abivahendiga teen selle asja siit niimoodi ilusasti üle. Esimest korda. Et ma panin soola, on ju. Ma pärast teen veel. Kõigepealt ma teen esimest korda ära. Ja las ta nüüd siin mul seisab. Nüüd on järgmine teema. Järgmine teema on see, kuna ma tahan siia panna tummiselt küüslauku. Tummiselt kohe tahan panna. Siis tuleb küüslauk
teha peenikeseks. Igal ühel on eri vahendid. Minul on küüslaugu tegemiseks võt siuksed vahvad tangid. Et muidu oli üks siuke keeratav asi ka plastmassist, aga see ühel hetkel andis järgi. Aga see on selles mõttes jumala vahva asi. Siia paned need küüslaugu, paned sisse, niimoodi, plõks. Siis vajutad tangid kinni. Võta, ma tõmban selle asja kohe lahti. Oba. Ja nüüd ma vajutan. Oba! Nägite? Mõnus, tuleb ilusti kõik see löga läheb sinna peale. Ja kui me mõtleme maitse poolest, mis on hea on alati siis, kui on mingi löga. Oba, nägite? Võta, siin mõni tükk jääb suuremaks. Okei, paneme see sisse. Pane veel, mul on küüslaugud enne ära puhastatud. Küüslauk on muidugi jumala vinge. Sellega ei tasu kunagi kokku hoida. Selles mõttes eriti hea on, kui oma aiast on küüslauk. Sest oma aia küüslauk on ikka nii vingelt palju tummisem ja krehtisem, et ikka on kohe. Need, mis siin Hiina omad on, nii kaua matkanud siin mööda maakera, enne kui nad meile jõuavad, et seal juba maitse ära läinud. Nägite? Ja näed. Niiviisi. Ops. Nüüd ma tõmban siit veel nii palju, kui see sisse ei tõmban siit välja. Kus mul väike nuga on? Mu väike nuga. Kõige armsam nuga. Kus on mu kõige armsam nuga? Nuga. Siin on. Okei. Meie kõige armsam nuga on siin. Siis ma tõmban see kõik välja, sest ega küüslaugu ei tohi raisku lasta minna. Tänapäeval üldse niimoodi ei tohi ühtegi toitu raisku lasta minna. Nägite? Viskan selle kraanikaussi, pärast peseme. Nüüd ma katsun need siia niimoodi laiali laotada. Ilusasti, siis nad jäävad siia vahele mul. Ja siis on tibidobi. Vot nii. Järgmisena ma panen siia tummiselt, jumala tummiselt panen sidrunipipart. Sellepärast see on täpselt sama, et siis oleks just nagu natuke marineeritud, sest sidrunipipar on kergelt hapukas. Ja sidrunipipart paneme siia tummiselt kohe. Siis kui me selle liha pärast kokku rullime, siis ta jääb see liha vahele. Ja see tekitab siukse kergelt hapuka maitse. Ma nüüd ei tea, improviseerimise korras ma tahaks tegelikult panna siia natukene suhkrut ka. Aga ma ilmselt panen, aga ma panen päris peale. Sellepärast, et see hästi vähekene niimoodi raputad teelusikaga. Suhkur teeb selle, et tõmbab siukse mõnusa karamelli kihi peale. Ja see kergelt piprase värgi juures, siis see on jumala vägev värk. Nii. Ja mis meil nüüd järgmine pauk on? Järgmine pauk on see, et nagu öeldakse, liha tuleb alati sinepiga kokku määrida. Õige, tulebki. Siis see on ülivägev. Mul on ka Põltsamaa sinep. Täitsa tutikas, teen lahti, õõrun selle siis igatepidi kokku siit. Ühelt poolt ja teiselt poolt ja kõigepealt õõrun see sisse poole. Selle ma rullin veel pärast lahti korra. No igaüks teeb eri moodi, kõik las tulevad ja hädaldavad. See ei ole üldse probleem. Mina näitan, et saab niimoodi teha number 1 väikses köögis. Alternatiivselt, sedasi väga mõnusalt saab teha. Näete, panen siia veel sineppi peale. Siit väljapoolt ma selle asjaga ei tambi. Et ainult sealt sees poolt. Siis see jääb pärast nagu välimiseks küljeks ja siia ma seda asja ei tee. Teisipidi keerame, hopp. Niiviisi. Sest mida tummisemad sinepit on, seda änksam on, tead. Sest niimoodi on sinep nagu juba kange, aga see läheb pärast kõik liha sisse ja siis on nagu jumalast hea. Nii.
näete, kui hea on, vaadake, kui ilus. Vaadake, kui hea, oi, kui hea lõhn tuleb siit, oi, kui mõnus. Näete. Nii et see on nüüd amatööri kokandus, ma panen selle siia pliidi peal, ma veel ei prae, mul ei ole nii suurt seda, kuidas on see, silma läheb. Ei ole nii suurt, kuidas ma ütlen, nii suurt seda lõikelauda ei ole. Oota, loputan käed korraks ära. Muidu on natuke jama ja siis kuivatan käed ära. Ilusasti, toredasti. Nii. Ja nüüd läheb see improviseerimise põhiline faas lahti. Mul on veel üks sibul, see tuleb kuskile panna. Oi, üks küüslaugu poiss on ka veel, küll okei, selle lõikame sisse. Siis mul on siin mingid vinged piprasegu veel lisaks. Ma mõtlen, et ma seda igaks juhuks panen. Täpselt niimoodi ongi, ma alati teen kõik asju nii, et igaks juhuks siis ma mõtlen, et see on hea ja küll siis pärast näha on. Ja seda ma panen otse siit paki seest. See on niisugune tummine värk. Sest ta võib niisama tunduda, et on jube, nüüd saab igavene piprane, aga tegelikult ta ei saa. Piprane on ta, vot see on niisugune asi, sellega ma naist alati ütleme tillitan, punane magus paprika, punane magus. Ja sellega on see hea asi, et see on niisugune suitsumaitseline, aga see ära küpseb siis sellega, ei ole seal suitsumaitset tunda niimoodi kõvasti. Aga ta teeb nagu tegelikult liha heaks ja värvi teeb mõnusaks ja igatepidi on see väga vinge asi. Mina kasutan seda hästi palju. Nägite? Nii. Nii. Ja mis meil nüüd on? Nüüd meil oleks vaja see jama ju kõik kokku keerata, eks ju. Mina ei tea, Reiol oli ostetud mingisugune, poest sai mingi lihasidumisnööri, mina ei tea, kuidas see on lihas ja mina ostsin mingi pakke nööri. Nöör peab olema siuke, mis sulama ei hakka. Nii et ma arvan, et see minu nöör ka sobib hästi. Aga nüüd ma teen siukese kavala asja. Naisele mul seened ei meeldi, aga ma muidu oleks pannud siia kõvasti šampinjone sisse. Aga mõtlesin, et eksperimenteerin. Vaatan, katsun siia panna sisse kuidagi sulatat juustu, merevaiku ja järjekordselt millega? Loomulikult küüslauguga, sest küüslauk on ülitummine ja see on maitse tugevdaja. Ja pärast, kui mingisugune kerge küüslaugu maitse jääbki, siis on see ainult hea. Pluss see, et küüslauk on lihtsalt tervisele väga hea. Nüüd tekib mul muidugi see probleem kohe, et ma pean selle saama siia kuidagi sulatud juhtu siia peale normaalselt laiali ajada. Ma tõmban terve selle paki välja siit kuidagi moodi. Ma ei tea, kuidas ma saan, ma pean lusika vist võtma tegelikult hoopis lusika pean võtma. Muidu tuleb nagu osa ära visata, aga tänapäeval ei tohi midagi ära visata. Et näete, noh, mine sinna. Näete. Nii. Muidugi see, kui ma söön, eks ma selle hinnangu annan pärast, kas oli hea. Pilte ma panen kindlasti pärast. Aga vaatame, ei no ma pean ju näitama teile, mis ta välja näeb ka. Välja ta näeb niikuinii pärast, näeb jumala vinge. Selles ei ole kahtlustki. Küsimus on see, kuidas maitse on. Aga see, kuidas maitse on, seda ma saan teile ise pärast kirjeldada. Niimoodi, ma katsun selle siia nüüd niimoodi peale ära möllida kuidagi moodi. Nagu võileiva peale pannakse võid, vaata, niimoodi ajad laiali kõik toredasti. Näed, niimoodi kõik toredasti laiali siia peale. Oi, kui hea selle lihale kohe meeldib. Selle notsul on kindlasti väga hea meel, et talle ju meeldib number 1 see, et
ta ei ole lihtsalt niisama elanud, pakub kellegile rõõmu. Muidugi natuke on siuke rõõm on väga vale, et noh, lõime kellegi maha, aga midagi teha ei ole. Mina olen lihasööja inimene, ma söön ainult stressi olukorras, söön mingit rohelist asja niimoodi, et teleka kõrval näksimiseks. Vastasel korral niisama ma ei söö naljalt. Et minust ei saa mitte kunagi seda, mis nad räägivad, see vegan või mingi imeasi. Okei, siin mul jäi see asi ka veel. See ma lõikan siia küüslauku tükid juurde. Muidugi neid küüslauke võib niimoodi ka, võib tegelikult teha, et lükkad noaga liha sisse, augud lõikad siuksed peeniksid viilud, tõukad aukude sinna sisse, mis noaga ette tõmbad. Saab ka väga vinks-vunks. Nägite. Ja nüüd mul sibul. Ma ei tea, kuidas ma sibule panen. Fakt on see, et ma tahan, et seal sibul ka sees oleks. See on fakt. Nii et ma pean selle sibule nüüd organiseerima siia kuidagi siia sisse. Ma ei tee nagu kokad on iga asja jaoks eraldi nuga, ma panen kõik ühega. Kõik panen ühega. Tõmban siuksed peenikesed sibula viilakad. See tegelikult oleks jumala hea. Ma ei ostnud, siis ma ei mõelnud selle peale, aga praegu ma mõtlen, et ma panen selle sulatatud juustu. Aga siia oleks võib-olla pidanud panema hoopis selle sinialitusjuustuse sisse. Et siis oleks nagu päris vinks-vonks. Ja nüüd näed, panen siin neid sibuleid vahele. Mõni ütleb, sibuled paned see liha ei seisa. Ei peagi seisma, ma söön homme ära ju kõik. Täna ma teen siukese värgi, et saaks homme süüa. Teda homme on ju aasta lõpp ja siis peab saama süüa seda. Niiviisi näed, tuligi täpselt poole peale, teised on ka poole peale. Hopp, 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 hopp ja hopp. Muidugi, kelle viitsimist on, siis võib selle sibula üleüldse ära hakkida hästi peenikeseks. Siis saab nagu ühtlasi kiinama ja mina panen nimelt niimoodi, siukeste tükkidena. Esiteks on huvi nii suur, mismoodi see asi pärast välja näeb. Ja teiseks on laiskus, on teine asi, mis ei luba mul hakata seda hakkima. Ja siis ma hakkan nutma ka, ma juba tunnen, et ma hakkan nutma. Oi, kus ma hakkan nutma juba. Ohohohohohohoho. Nii, nägite. Nüüd meil on siin ilus. Nüüd tuleb kohe see kõige tähtsam asi, tuleb hakata kokku rullama teda. Aga eksperimendi korras ma paneks oma kodus tehtud marineeritud kurki ka siia vahele igaks juhuks. Et võtta mulle vaja mingit, võtame ühe kõigepealt. Et igaks juhuks peab panema, vaatama, mis ta kurivaim teeb siin sees. Halba ta kindlasti ei tee. Nii et vaatame, paneme seda ka siia vahele. Siis siit tekib sellist kergelt marineerituse maitset. Kuna kurgid on naise tehtud mul, siis ta ei saa öelda, et ma panin äädikat, siis talle äädikas ka ei meeldi. Aga kui on need kurgid, siis ei saa olla, sest need ta tegi kuidagi teisiti, aga need on päris head. Äkki tegi need sidruni happega, ma mõtlen. Aga vaatame. Sedasi. Nii. Jama on see, kus ma selle jama kõik kokku rullin siin. Nii et Reijo ja alt oleks mul veel grill ka siuke, kus teha. Mul on aiamaal grill ja mul seal siukseid vingeid asju ei ole, nagu sul seal on. Mingit temperatuuri võtad ja värki, et mina siukest asja tee, kõik käib ehku peale. Et põhimõtteliselt ma panen selle pärast ahju. Mõtleme, ma pole otsustanud. 180, 200 panen vaagna sees, fooliumiga katan kinni, lasen tal olla seal umbes mingi 1,5 tundi. Ja siis võtan fooliumi pealt ära, lasen natuke olla ilma fooliumita. Nii, ja nüüd on põhikomponendid olemas. Nalja pärast, et oleks ikka krehvti rohkem,
paneme natukene krehtist ketsupit ka siia vahele. Just nagu tomati aseainena, et liiga palju vedelikku ei oleks. Niiviisi. Seda aseainet ka siia. Oba. Mul on siuke jube kahtlane tunne, et soola on vähe. Aga no ma ei tohi soola palju panna, sest mul naine ei kannata, kui soola on palju. Ja nüüd siia väheke tilgutame majuneesi ka veel vahele. Ma tahaks teada, mis sellest asjast nüüd kokku tuleb. Ilmselt saab sellest midagi väga vahvat kokku. Oi, okei. Nii. Kuna see ots on õhem, siis ma katsun siitada nüüd hakata niimoodi kokku rullima. Niimoodi, et kõik väga välja ei kukuks, et ikka see kõik jääks siia sisse kuidagi moodi. Nägite? Peaaegu tuleb välja. Näete? Hopp. Nägite? Nägite? Kuri või, ma pean mõtlema, äkki peaks nüüd hoopis selle ära siit kindlustama selle, kuidas see on nüüd, selle, oota, selle, mis see ongi, hamburkidega või? Ei, ma seon ta ikka kinni. Ma seon ta kinni. Näete, nüüd ma keeran ta siukseks pätsukeseks, ütleme niimoodi, jah, vot nii. Näete, selline tore pätsuke tuleb, niiviisi. Mõnus, lõhnab igadest hästi. Ma võtan seda junni nööri ostsin, see on siuke nöör, mis vähemalt ei põle või ei sula. Niimoodi, et nüüd teaks, kus see nööri algus on. Ei tea, kus on nööri algus, seda ei ole pakendi peal, juhist ka ei ole. Ei saagi aru nööril, kus on algus, kus on lõpp. Ei me seda ette tea. Algust me ei tea, lõppu me ei tea. Mõlemad siuksed väga kahtlased asjad. Et sellest ma teen muidugi eraldi video, ma olen ammu selle peale mõelnud, mul meelest ära läinud, aga nüüd ma nägin ise kuskil ühte videot, siis mul tuli jälle see mõte meelde ja sellest ma teen eraldi video veel üks kord. Võib-olla lähiajal. Nii. Oba. Niiviisi. Ja nüüd ma seon selle siit kinni. Op. Tõmban see sõlme peal, siis ma pärast lõikan ta niikuinii lahti kohe. Siis kui ta mul ahjus ära käinud on. Hopp. Tõmban talle ümber siit. Et ilusti mul koos seisaks. Oba. Nii. Äkk. Põrandale maha midagi ja. Noh, kuri vaim. Taha minna või? Ei libise see nöör üldse hästi. Kurat küll, no nii ei saa ju rallit sõita, jumal issand. No näed, nüüd lõikasin lühikese nööri, kurat küll. See ajab närvi, aga me kohe paneme sõlmekese peale, võtame pikema jupi ja küll me siis hakkama saame. Nii. See peaks olema tegelikult kanepinöör, nagu öeldakse. Loodan, et mingi narkokunnid ei tule siia ütlema, et mis kuradi nööri see siin kasutati. Nii. Oba, nägite? Näen, mul jäi see hea side ka kohale, kust ma saan selle korralikult kinni tõmmata. Vot niimoodi. Nende osased head kraami tuleb siis seest välja ka, aga selle ma lakun pärast selle lõikelaua puhtaks, sest ei ole midagi, ära ei tohi midagi visata. No näed, nüüd on see nii lõdvaks läinud, et veel vahet ei ole. Tõmban siit jupi maha. Oba. Ja täpselt nii teaksegi, kõik tuleb võtta improviseerid, see kui natukene
seda asja see kõik laiali läheb, sellest ei juhtu mitte midagi. See on kõik, käib asja juurde. See on selle mängu ilu, ütleme nii. Niiviisi, op. Noh, kuri vaim küll. Op. Sõlme tõmban peale, aga siis see hirmult lahti läheb. Küll ma ta pärast kuidagi lahti siit lõikan. Niiviisi. Op, nägite. Ja nüüd kogu see kupatus või ma määrin käärid ära, naine pärast vihane mu peale. Aga ma pesen puhtaks need pärast, sellest ei juhtu ka midagi. Vaadake nüüd. Nii. Teeme ilusaks ta niimoodi, et kuskil liigsed, kõik mis on liigne, võtame välja. Ja vaadake, saab siuke mõnus pätsukene, ilus tore pätsukene. Praegu ma olen selle pätsukese nüüd vaagna sisse, et ta seal ilusasti nüüd vinduks. Ma ei tea, kas ma täna viitsin, kell on 5. No ma arvan, et tegelikult oleks hea, kui ta mingi 3-4 tundi kindlasti vinduks. Aga ma ise mõtlen, et võib-olla ma lasen tal olla vähemalt siin homme hommikuni niimoodi, et praeguse seisuga siis rohkem kui 12 tundi ja siis panen hommikul ahju, siis ta on nagu värske mul. Nii et see oli see meeldiv osa. Nüüd tuleb see kõige ebameeldivam osa, sest nüüd peab kõike seda jama koristama hakkama. Aga mul on käed otsas, praegu näed hetkel väga maitsev. On siuksega, nagu nad on. Jumal hea. Aga ma saan nõude pesemisega väga eduliselt hakkama, sest ma pesen iga päev nõusid. Nii et hetkel pesen käed puhtaks. Siis ma vaatan, kas keegi TikToki midagi kirjutanud ka. Muidu ma nii kaugelt ei näe. Ilmselt kõik vaatajad praegu mingi hull on lastud toiduga mängima. Aga ei ole hullu midagi, siis me improviseerime alati. Niimoodi, et soovitan teil kõigil, vaadake ka YouTube'ist otsige üles siuke asi nagu R33 stuudio. Seal Reijo tegi jõulude liha. Tema tegi nagu väga professionaalselt, mis siis, et ta ka improviseeris. Aga ma tegin nüüd talle vastuse siia valmis. Näiteks ma teine telefon filmib ka, et siis ma teen selle video valmis, panen üles ja siis kõik saavad nutta või naerda. Põhiline see, mina saan kõhu täis, see on kõige tähtsam. Nii et las ta siis olla nüüd. Nüüd ma pesen käed ära, siis ma hakkan lugema, kas mul keegi on mingi toreda kommentaari ka TikToki pannud selle pärast, et TikToki vaatajad praegu näevad seda otse laivis. Aga mul teine telefon ka lindistab, et selle ma pean eraldi üles panema, aga vähemalt heli oli õige, et siis, kes te teised pärast vaatate, siis teate, et ma tegin TikTokis ka seda toiduga mängimist. See ei ole mängimine, ma tegin väga professionaalselt. Issand, kui hea. Vot niimoodi. Eile ma tegin liha natukene nipsti, valmistasin ette. Nüüd tuleb liha ahju panna. Panen siukese vanni sisse. Ma olen hästi kaval, et vanni oleks pärast lihtsam pesta. Ahju panin juba tööle, aga võtan siukese paberikese. Ei pane niisama sisse. Teen ta märjaks, siis ma saan ta panna selle vanni kujuga ilusasti sisse. Võtad niimoodi, et külma veega teed kokku, käkerdad kokku, saab siukene märg paber. Selle märja paberi
panen siia vanni sisse, sest siis on pärast endal seda vanni lihtsam pesta, muud mitte midagi. Muidu võiks niisama ka vanni panna, aga lihtsalt sellepärast, et oleks seda mõnusam pesta. Sest teate ju, kõige vingem asi, kõige rõvedam asi on see, et pärast peab neid nõusid kõike pesema, mis ära mökerdad ja määrid. Aga nüüd on mul siis liha olnud külmkapis 12, 13, 14, 15, 16, 17 tundi. Niimoodi, et vaatame. Amateur versus Reio, R33 stuudio. Nii et lähiajal saabub tõde. Siin on mu ilus lihakene. Näete, mõnus, ta on siit ilusasti. Väike löga on välja valgunud, aga mina panen selle siia keskele nüüd. Oi, näed, siin on seda lögadnud, see läheb kraani haussi. Nii, kätukesed tuleb puhtaks teha. Oota veel ei saa, sest see on siin niimoodi olnud ja ma keeran seda natuke teistpidi. Nii pidi teha, siia. Okei, näete. Ilus tore, niimoodi on hea. Niimoodi on väga hea, väga hea, väga hea. Et kurat ei saa, käed peab ikka ära pesema. Nii. Võtan käteräti. Ilus käterätt, okei, see on tegelikult käte kuivatamiseks panen siia kõrvale. Nii. Ja nüüd on mul see asi siin valmis. Siit on küsimus kohe, kas peaks natuke vett ka sisse panema või ei peaks? Ühed ütlevad, et ei pea, teised ütlevad, et peab. Mina igatahes natukene panen. Siis ma panen selle liha 8 tunniks panen ahju. Väga palju ei pane, hästi natukene panen siia põhja, vähekene. Haub paremini valmis. Panen 8 tunniks 200 kraadi kätte. Ahju. Ja kui see asi on mul ahjus ilusasti 2 tundi olnud, siis ma võtan fooliumi pealt ära. Aga nüüd ma panen siia esmalt fooliumi ka peale. Nii. Ei, ma ei pane fooliumit mitte selle jaoks, et vaata nagu ütlevad, et pidi fooliummütsikesi kandma, et siis ei saa sulle keegi ajudesse tulla. Sellepärast ma ei pane. Ma panen sellepärast, et see liha ära ei kuivaks, et ta küpseks ilusasti valmis, sest kui ilma panna, siis ta saab ka valmis, aga siis tekib peale siuke kuivem kiht ja siis ei ole teda üldse mugav süüa. Nii et selles mõttes peab ta niimoodi ilusti toredasti fooliumi sees olema. Ja kui ta siin, no ütleme 2 tundi on siin sees ära olnud, ütleme tund 45, 2, noh vaatame täpselt nii palju, kui mul meeles seisab. Tegelikult ma saan ahjul panna kella ka peale, et see kell piiksuma hakkab, kui aeg täis on. Ja siis võtan lihtsalt fooliumi pealt ära ja lasen tal ahjus olla niimoodi, et panen selle ventilaatori sees tööle, näed, ahi sai temperatuuri kätte, et ta ventilaatori ka tööle, siis tõmbab seda ilusti pruuniks ja siis ta peaks nagu teoreetiliselt peaks ta siuke väga okei välja nägema. Nii et sedasi vaat niimoodi lühidalt tulebki see asi praegu. Kuri vaim küll. Eile olin tikitokitasin. Võtsin algul endale eesmärgiks, et okei, et kell 1 lähen magama, siis mõtlesin, okei, et kurat hästi klapib siin jutt, et okei, kell 2, siis mõtlesin, et okei, hiljemalt kell 3. Ja siis sattusin jälle ühte laivi, kus olid toredad inimesed ja kuri vaim küll, siis ma olin sunnitud ära lõpetama. Tänasin neid kõiki viisakalt ja läksin magama, kell oli kuri vaim, kell oli 5, see oli täiesti õudne. Ja, et ma kella tirisima panin, sest ma pean ju selle sooja söögi valmis saamas. Mul tuleb veel kartulit teha ja siis
hapukapsast, praetud hapukapsast, nagu ikka, kuidas see vana aasta õhtu läheb, kui seda praetud hapukapsast ei ole. Sellega on ka siuke kaval teema, et seda peab ka oskama teha, nii et nüüd ma hakkan seda kohe vaaritama paralleelselt, siis see võtab alati nii kaua aega jälle ja sellest tuleb aktiivselt osaleda kogu aeg. Nii et võt siukene kavalasi, nii temperatuur on käes. Nii, et nüüd ma võtan ja pistan selle asjanduse ahju ja Reijo, sa hoia nüüd alt, siit tuleb väga vinge värk, nii et vaatame, kas on äge, kummal saab ägedam. Ma ei tea, ma arvan, et ega sul oli ka väga hea, sest sul oli seal nii vinge grillahi ja kõik see temperatuuri mõõtmine ja asi nagu täielik proff. Aga mina amatöör, mina improviseerin kõik, amatööriseerin kõiki asju. Nii et nii lihtne see ongi. Vot nii. Ja nüüd siis ongi niimoodi, et ega ma ei ole, nüüd ei saagi muud midagi teha. Härrased, kes te pärast videost vaatate, et nüüd ma pean ootama. Võtan kartulid kotist välja, pesen ära, keedan ilmselt koorega, siis lasen maha jahtuda, siis koorin ära, siis teen siukesteks mõnusateks tükkideks, kõik ühesugused oleksid ja ilmselt lähevad need ka praeahju, et kergelt õliga pealt kokku ja siis praeahju, siis on nagu ahjukartulid. Aga muidu neid ahjukartulit tegelikult võiks teha vormi sees ka. Kui kinni kataks, siis tekib tegelikult sama efekt, pärast võtaks kaane pealt ära, siis lähevad pruuns. Ei, ma mõtlen, selle peale ma mõtlen veel, kuidapidi ma teen. Nii et võt sedasi, daamid ja härrased, kes te valmistute seda toredat aastat 2025 ära saatma. Et ma ei oskagi öelda midagi muud siia, et tegelikult oli änksa aasta. No mõnes mõttes, selles mõttes ei olnud änksa, et mind ajas vahepeal ikka mõni asi, oota, ma panen video kinni, ma TikToki pane kinni veel. No nii, sõbrad, nüüd on saabunud tõehetk, kas R33 stuudio Reijo või Kalle, mul on ahjus olnud see asi nüüd 2 tundi, nii et tund 45 oli temperatuuri peal, siis võtsin temperatuuri maha, lasin tal nüüd veitse seal seista veel, nüüd ma võtan välja, siis ma võtan fooliumi pealt ära ja siis ma vaatan, kas tasub edasi jännata või läheb prügikasti või hakkame sööma või panen uuesti ahju ja lasen seda, kuidas see on, vunki peale, et selle tuulega peale puhuma. Aga praegu ma võtan ta välja, oota, ma panen selle alla, muidu kuum äkki, sest muidu teil ei jää äkki peale. Oot, sest ma pliidi peale ei taha tõsta, siis ma pean panema. Kurat küll, kas kukkus. Nii, panen selle siia, tõstan siia peale, siis näete teie ka, muidu näen ainult mina. Teile jäävad tühjad näpud, ütleme niimoodi. Nii, vaatame. Ma kõigepealt piilun ise. Vaatame, kas tasub teile üldse näidata või tasub. Äge. Tegelikult on äge. Ütlen ausalt, tegelikult on äge. Kas ma nüüd vaatan, näed, see on vedeliku ka tekkinud. Mõnusalt, vägev. Lõhn on ka päris okei. Nüüd on vaja vähekene teda pruunimaks saada. Mul on kahvlit vaja. Kahvlit vaja. Aga näed, üks ots on siit mul natukene lahti kukkunud kodematta. Kodematta on lahti kukkunud, aga okei. Kuna ta pealt on nagu nii, natukene pruun, siis ma olen jumala kaval omast arust. Ma keeran ta ringi ja kui ma panen selle vungi peale käima, et ta näed, siit ongi katki on läinud, kuri vain küll, no kurat küll. Ma arvan, et on tegelikult hea ikkagi, kui seal vahet ei ole. Või pehme on,
oi kui pehme ta on. Okei, las ta olla. Ja nüüd ma panen selle propelleri, panen selle ahjus käima. Et number 1 ma panen ahju jälle 2 sota peale. Nii, 2 sotti läks käima ja siis panen propelleri peale. Ja selle propelleri peale ma lasen tal olla mingi, palju lase, mingi 15 minutit lasen, rohkem lase. Et muidu juhtub see teema, et käes saab ära. Nii, võt niimoodi teile. Ma käisin vahepeal lund ajamas, sest meil on, ma ei tea, kuidas teistel on, kes elavad korterelamutes või värkides, et kas kõik automanikud ongi siuksed laisad tüübid, et vaatavad, kus on puhas koht sinna panna ja värki. Mina läksin, valvasin momenti peale, et kui naine hakkab töölt koju tulema, et siis teen puhtaks, paneb auto sinna, et mitu päeva peab seisma. Et ümber auto teha, aga muidu ei saa. Lükkad puhtaks ära, siis tuleb keegi, paneb kindlasti sinna puhta koha peale, aga oma autoga ümber lükkast. Ei, kus sa sellega, kus see ei saa kuidagi. Jah, see saab. Jah, äge on. Lõhn on küll hea. Lõhn on hea, et ma arvan, et igas mõttes on see asi väga okidoki. Okidoki. Palju tempi on juba, kui ma vaatan. Oota. Temp. Või kui vähem veel alles 68. Ma pean nüüd ootama natuke. Aga võt täpselt nii on. Ja eks ma siis panen siit natuke näitan edasi, et kui saab pärast seda sealt välja ka võetud, et ja siis ma tõstan ta siia vaagnasse, selle sisse tõstan. Ja siis me saame õhtul naisukesega maiustama hakata. Ma enne tegin pannitäie hapukapsast praadisin, et seda annab ikka praadida küll. See on ikka täiesti ulme teema. Siin on mul kardulad sees veel. Need tuleb ka veel praadu panna, nagu ma enne rääkisin. Aga ma arvan, et üks on kindel, video lõppu ma panen, seal ma ei räägi lobis enam midagi, aga siis kui ma serveerin, panen taldriku peale ära, siis ma teen niimoodi pildida, siis ma saan see video lõppu selle pildi panna. Ja siis te saate äkki täna õhtul veel vaadata ka. Ehk teisi sõnu öeldes vana aasta õhtul saate näha ja otsustada. Te peate muidugi enne vaatama R33 stuudio video ka ära, kuidas Reijo tegi liha. Tema olid väga professionaalsed asjad, mina siin väikses köögis proovin niimoodi hakkama saada. Aga ise näete kõhu pealt, see köök on ka liiga suur minu jaoks, see peaks olema pisem, siis ma võib-olla nii palju sööks. Nii et iga 10 jõul. Head vana aasta lõppu jälle ütlen teile. Niimoodi, nüüd on see temp mul käes. Jah, 200 peal. Pliitan nüüd lahti, op. Ja see vann läheb sisse uuesti. Oba, nii. Ja mis nüüd? Nüüd ma panen ta selle puhumise värgi peale. Niiviisi. Puhumise värgi peal. Ja temp peab ikka sama olema. Siis muide niimoodi tavaliselt puhumise peale keerad, siis tõmbab tempi kohe nagu alla, paneb sinna väiksema temperatuuri, aga ma keerasin kohe õieti juurde ja nüüd läheb 10-15 minutit, siis võtan välja. Vot niimoodi, 24 tundi varitamist ja niimoodi näeb see välja. See on naise jaoks, see on minu jaoks. Niimoodi, et head isu ja ilusad vana aasta lõppu. Kõik te olete lahedad. Eks siis vaatame, kuulame, mis keegi millegist arvab. Ma arvan, et amatöör versus R33 stuudio Reijo, ma arvan, et amatöör võitis.